Tänu Jeesusele, nüüd on võimalik jagada ka Jumala sõna, leiba. Kuna täna kirikus on tegelikult meil juba kujunenud selliseks, et on väga palju inimesi, kes võib-olla ei tunnegi mind. Mõni mõtleb, et ma olengi sündinud kristlane, et vanemad panid mind pastori kooli ja terve elu olen usklik olnud, et ei olegi paha poiss olnud. Aga natuke täna ma siis räägiksin, kuidas ma leidsin oma tõelise identiteedi, oma tõelise olemuse. Jumala sõna ütleb väga huvitavalt selliseid kirjakohti nagu silmad teil on, aga te ei näe, kõrvad teil on, aga te ei kuule. Ütlen ausalt, et 26 aastat mul olid silmad. Aga ma ei näinud selle silmadega Jumalat. Mul olid kõrvad, aga ma ei kuulnud Jumalat. Kus on see veel? Maie käes, jah. Aga mida Jumala sõna ütleb veel? Nii, nüüd ma panin. Õndsad on aga teie silmad, et need näevad. Ja teie kõrvad, et need kuulevad. Nii et mina peaksin ütlema, et minu kõrvad ja silmad läksid lahti, kui ma olin 26 aastat vana. Aasta oli siis 1992. Me olime just tulnud Nõukogude Liidust välja, iseseisev riik. Väga palju missionääre hakkas tulema Eestisse, kes hakkasid kuulutama Jumala riigist, kes hakkasid rääkima Jumalast. Ja mäletan ka oma aega, sellest on juba enam kui 35 aastat tagasi, ühte pommeldamist, kus ma deliiriumis olles mõtlesin selle peale, kes ma olen. Ma otsisin oma identiteeti. Kes ma olen? Tollel hetkel ma istusin ja viina uimas mõtlesin, et kas ma olen loom või olen inimene. Et mis vahet sellel on? Mingid nagu elu mõtet ei olnud. Kes ma olen? Kindlasti mäletate Viimset reliikiat, kus Ivo tuli koopast ja kui ta nägi Gabrieli ja küsis, ole sa tont või inimene? Mina mõtlesin, ma olen ka tont. Aga mis siis paadunud alkohoolik tegi? Ta vaatas päevast päeva, kus saab omale väikse doosi ja niimoodi elasid päevast päeva. Kui vaadata tänasesse päeva, siis tegelikult ma ütlen, asi on veel hullemaks läinud. Peaksin ütlema, et veel hullemaks läinud. Enam ei ole alkoholism suur sõltuvus. Tänasel päeval on juba narkosõltuvus, videomängude sõltuvus, kasiinosõltuvus, internetis sotsiaalmeedia sõltuvus, erinevad sõltuvused, mis röövivad inimeselt selle aja. Ja selles kiiruses inimesel ei olegi võimalik nagu mõelda, kes ma tegelikult olen. Sa lihtsalt oled ühes nõiaringis ja sinu silmad Jumala poole on täitsa pimedad. Alles üks päev sõitsin Viljandis, 2 poisikest tulid, läksid üle tee, kapuutsid on üle pea ja sõrmitsevad oma telefoni. Nad ei pandki tähele, kas ma autoga olen seal lähedal või ei ole. Neid nagu ei huvita, mis seal ümber toimub. Üks venda ma nägin jalgratta peal veel lahtiste kätega sõitmas ja kindlasti kas ta saatis sõnumeid või. Mina mäletan kunagi jalgrattaga sõitsin ja sõitsin Viljandi poole see Krossi poest nagu seda maanteed, Viljandi maanteed alla. Ja vaatan korraga, et minu ketsipael on lahti. Ja siis ma mõtlesin, ma panen ta kinni, sõidu pealt. Tõstsin jala sinna pulga peale ja hakkasid siis oma ketsipaela kinnitama, aga mis juhtus? Sõitsin kraavi ja sai siukse paugu ka veel, et ja siis olin väga ehmunud, et niimoodi käitusin.
ja tänapäeval lapsed istuvad meelsamini kodus, kui mängida väljas. Tänapäeval on juba see karistus, et kui ema saadab, mine välja. Huvitav, kuidas see aeg on nagu möödunud. Aga tegelikult minu elu tollel ajal hakkas ka nagu mööduma. Mul ei olnud nagu elu mõtet ja tekkisid ka suitsiidi mõtted. Elu nagu hakkas kaduma su käest. Ja mäletan tolle hetkel, kui ma nööriga trepi peal istusin ja mõtlesin suitsiidi mõtteid, tekkis üks tasane sosi minu sisse. Aga võta selle nöörist, millega saab kiriku kella tõmmata. Ja see lugu sai uue alguse. Mul oli juba mõte helistada või kuidagi leida üles Halliste kiriku kontaktid, et küsida kellamehe kohta. See hakkas nagu minu sees tööle. Aga 90ndate alguses siis hakkasid ka missionärid tulema Eestisse ja ühed missionärid, Soome missionärid siis maandusid Karksi nuias, kus käisid tolleaegses või selles gümnaasiumis, kus ka Mirjam õppis ja kutsusid seal noori siis kogudusse, kus ka Mirjam läks siis. Ja sinna juhtus ka minu õde minema, kes oli siis selle pastori vennaga käis. Ja muidugi minu elu oli nagu ka läbi juba ja siis ta hakkas mulle rääkima, kuule, tule kogudusse. No, muidugi kavaldasid üle, et tule gitarri mängima. Ma 3 tuuri teadsin, ma mõtlesin, mis gitarri mängimis on, aga juhtus niimoodi, et ma läksin sinna siis kogudusse, kus siis missionärid koos Eesti Kristliku Kiriku piiblikooli õpilastega siis alustasid koguduse rajamist. Mina elasin ateistina. Ma ei teadnud jumalast mitte midagi. Mul ei olnud seda koolis räägitud. Ma ei teadnud midagi palvest. Aga seal ma hakkasin kuulama esimest korda asju, mida ma polnud kunagi kuulnud. Minu esimeseks piibliks ei olnud mitte see Uus Testament sinise kaantega, vaid ülevalpoolt see siniste kaantega, see laste pildi piibel. See oli minu esimene piibel. Sest mul oli väga raske aru saada sellest tekstist, mis Jumala sõnas oli kirjutatud. Aga pildid kõnetasid mind. Ja ma hakkasin kogema, et minu identiteet on midagi teine. See ei ole ainult kõrtsist kõrtsi. Minu varasem põhimõte oli lihtsalt elada seda elu, kõvasti tööd teha ja kõvasti raha saada ja siis pidu panna. Aga ma ei tegelenud selliste küsimustega, et mis minust saab, kui ma suren. Kuhu ma lähen? Ma ei tegelenud selle mõttega, et kas on veel midagi peale surma. Sest elu lihtsalt, sa läksid sellega kaasa selle vooluga ja sa ei mõtle nende teiste küsimustele. Kui me kellegi matustel käime, siis me mõtleme küll natukene veidikene selle igaviku peale, aga vahepeal mõtleme, et jah, kõik see ootab küll meid, aga täna ei olnud see mina seal. Ja kes ma siis tegelikult olen? Mis on minu identiteet? Ja 92. aastal 1992, siis kui meid kutsuti kogudusse, siis väga kiiresti hakkas minu arengut pihta. Ma tegin päästmise palvega, ma ei tea, mis see tähendab. Ma hakkasin pärast nagu otsima, mida see tähendab päästepalve. Niimoodi sai minu elu edasi mindud. Ja siis ühel hetkel ma olin koguduses ülistuse juht. Ma ei tea, mis on ülistus. Aga jälle õppisime. Siis me Mirjamiga tegime koos muusika, Mirjam mängis klaverit ja mina gitarri ja siis kuulasime, kuidas piiblikooli õpilased mängivad ja laulavad, siis proovisime jäljendada neid, mida nemad tegid ees. Me lindistasime ja meil olid vanakasid magnetofonid, kuulasime neid ja siis kirjutasime üles neid ja niimoodi sai nagu minu tee alguse. Muidugi oli tore, kuidas see õhkkond hakkas mind muutma ja vormima. Mäletan, et igal teenistusel, kui ma tulin, mul oli uus laul. Ma hakkasin ise laule kirjutama
ja Jumal hakkas tohutult minu sees tööd tegema. Ma isegi tean, mis püha vaimaga, ma olin juba püha vaimaga täidetud. Ma võisin laulda terve öö läbi. Ema muidugi ka arvas, et ma olen jooma hakanud jälle. Aga elu hakkas niimoodi edasi minema. Ma hakkasin leima oma identiteeti siin sellel maal. Kes ma tegelikult siis olen? Mäletan tollel ajal ka väga palju inimesi 90. aastatel kõnetas välismaalane, välismaa auto. Kui Black keegi oli mustanahaline, siis terve linn oli koos, vaatas seda nagu ilma imet. Ja milline au oli, kui üks Volvo peatas ema maja uksees ja ma astusin välja ja naabrid olid akende peal ja ma istusin autosse, mind sõidutati kogudusse. Milline imeline tunne see oli. Hiljem muidugi koguduses kohtusin ka meie kiriku rajajatega, et kes piiskop emeritus Märt Vähiga, Allan Lauri ja Harri Leesmendiga. Ja ma kogesin, et need mehed võtsid mind kuidagi teistmoodi vastu. Nad tulid, kallistasid mind ja nagu panid nagu armastuse minu südamesse kohe. Sihukese lugupidamise, respekti. Ja niimoodi algas minu usukäik siis pihta. Ja järjest rohkem ma sain aru, mida ma tollel ajal tegin, kui ma palusin Jeesus tulema südamesse. Järjest rohkem sain aru, mida tähendab pühavaimuga ristimine, kui ma hakkasin võõrastes keeltes rääkima. Hakkasin kogema Jumala imelisi asju oma elus. Aga tulid ka rasked ajad. Olid ka ajad, kus ma andsin alla ja läksin selle vana elu peale mõneks päevaks. Ja vaatasin, kui suur vahe on see vana elu ja kui suur vahe on selles, kus ma olin. Ja siis ma tegin selle õige meeleparanduse sammu, kus ma sain aru, et mina ei juhi enam oma elu. Ma pean alistuma, nagu Kai ütles, alistuma Jumalale. Ja juba peaaegu 34 aastat olen alistunud Jumalale. Ja nagu Merkagi ütles, vahepeal ei ole see loogiline. Kui Jumal kõnetab, siis tundub see väga mõistuse vastane. See pole midagi loogilist, aga kui sa astud sinna, võid kogeda midagi imelist. See on see, nagu mida Peetrus tundis, kui astus vee peale. Midagi imelist. Nii et andsin oma elu Jumalale ja õppisin, mida see kõik tähendab. Aga kui olin pool aastat juba kristlane, kutsuti mind koguduse pastori kohuse täitjana juba. Nii et ma siis pidin olema pastor ja minema piiblikooli õppima, mis tähendab olla pastor. Minu jaoks oli huvitav see, et tegelikult nagu asjad juhtusid ja pärast ma õppisin, mida see tähendab. Või mõned vajavad ikka enne selgitust, mida see tähendab, siis alles minna, aga mul toimus see vastupidi kuidagi kõik. Võib-olla ma olen niisuguste pika arusaamise ja juhtmetega, võib-olla, et pärast hiljem tulevad asjad järgi. Ja kõik tundus muidugi imelik ja ühel hetkel muidugi hakkas ka elu muutuma. Minu stiil hakkas muutuma, minu pahed kadusid. Ma sain kuidagi elu jõudu issandalt ja see aitas lõpetada erinevad siuksed pahed, mis mul olid. Ja hakkasin järjest rohkem ja rohkem mõistma, kes ma tegelikult olen. See oli minu sees, aga ma olin pime, ma ei näinud seda. Ma olin kurt, ma ei kuulnud sellest mitte midagi. Aga see hakkas oma tööd minu sees tegema. Ta hakkas vormima kedagi, kes ma tegelikult olin. See on täpselt nagu prügikastis on kuskil üks suur kullatükk, aga ta on seal prügi all. Keegi ei näe seda. Aga Jumal avastas ja hakkas puhastama seda. See oli minu sees peidus, aga nüüd Jumal hakkas seda puhastama ja see tuli järjest avalikumaks. Mäletan esimesed kuulutused Abja pargis. Need olid sellised huvitavad ajad. Aga kus ma lihtsalt julgusega lihtsalt läksin ja astusin. Kuigi mõtlen küll, et mõistus rääkis vastupidist. Kõik arvavad, sa oled vaene, kuidas sa mängid kitarri seal keset parki või keset seal suure tee ääres. Kuidas sa teed seda? Hull oled, kõik sa siit peetakse lolliks.
raske siukse olekuga läksin ja hakkasin kitarri mängima peade ääres. Inimesed käisid mööda, vaatasid. Üks pani veel 20 Eesti krooni ka mul rinnataskusse. Pidin ütlema, ma pole vaene inimene, ma olen kristlane. Siuksed sündmused tekkisid. Minu silmad hakkasid nägema Jumalat. Ja minu elu hakkas muutuma selle käigus. Ja Jumala sõna ütleb meile, niisiis kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud ja vaata, uus on sündinud. See oli minu olemus. Ta hakkas saama uueks. Minu sõnad hakkasid muutuma, sõna kurat hakkas ära jääma, see oli väga huvitav. Ja kui ma kunagi mäletan ühel hetkel ütlesin kurat, siis ma olin ehmunud, mida ma ütlesin. Sõnavara hakkas muutuma, minu stiil hakkas muutuma, muidugi palju oli, põhjustas ka Mirjam. Ja ikka Mirjam võib ka meelde tuletada neid aegu, milline ma välja nägin, kui ma ta naerab ta. Aga see oli väga imelik. Aga vaikselt hakkasin siis aru saama ja mõistma, et usk ja sõna võivad muuta inimese elu. Mul oli alguse nagu mõistuses vastu võetama, et kuidas usk ja sõna muudavad minu elu. Aga loomulikult ma pean ise ka seda tahtma. Aga Jumala sõna, palved ja need hakkasid mind muutma ja vormima. Ja järjest see identiteet, mis minus on, hakkab järjest kindlamaks saama, hakkab tugevamat kuju võtma. Usu kaudu ma sain selgust, julgust, kinnitust. Ja ma kogesin, et ma hakkan elama nüüd seda elu koos Jumalaga. Et taastada see tõeline identiteet, mis minu sees on. See ei ole uus olemus, see oli minu sees, aga nüüd see oli vaja taastada. Ja seda saab taastada koos Jeesus Kristusega. Nii et, aga selle vastu ma ütlen, et tulevad olukorrad. Ja miks olukorrad tulevad, sest varas ei tule muu pärast, kui varastam tapma ja hukkama, see on alati olnud kuradi eesmärk. Aga Jeesus teeb, aga mina olen tulnud, et neil oleks elu ja seda oleks ülirohkesti. Ülirohkesti, see on ilus sõna siia pandud. Ei ole pandud rohkesti, vaid ülirohkesti. Ja Jumal tahab anda meile seda ülirohket elu. Nii et uus identiteet aitas muuta minu elu. Laste pildipiibel sai piibliks. Ja nüüd ma ei saa ühtegi hommikut mööda, kui ma ei loeks Jumala sõna. Need on imelised hetked, kus ma lihtsalt olen vaimus Jumalaga, loen tema sõna ja mõtisklen selle üle. Jumal kõnetab nendel hetkedel ükskõik kas mõne toreda asja kaudu või isegi linnu laulu kaudu või põnetada meid. Ja hakkasin oma elus muidugi otsima seda, mis on nüüd hea ja meelepärane Jumalale. Ma ei hakanud otsima, mis mulle on hea, aga hakkasin mõtlema, mis on Jumalale hea. Ja kirjakoht, mis üks kirjalemikud kirjakohti, et mis ütleb, järge muganduge selle praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumalale hea, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Tänapäeval inimesed tahavad muganduda. Ja ma vaatan, kui on mingisugused, ka isegi kontserdid on head, inimesed ei tule välja enam kodudest. Kuidagi hea mugav olla selles keskkonnas, muganduda, aga Jumal tahab, et me sellest mugavusest välja tuleksime, kui see on tema tahtmine. Siis me võime kogeda midagi väga erilist oma elus. Nii et ma hakkasin oma elus võtma rohkem vastutusi, teenima Jumalat. Ja kui ma käisin piiblikooli, siis ma tinnistasin natuke kitarri, ma ei saa öelda, ma mängisin kitarri, ma tinnistan siiamaani kitarri, aga ma ei mängi kitarri, aga huvitav see, et kuidas Jumal puudutas inimeste südameid läbi selle 3-5 tuuri, mida ma mängisin. Ja ma kogesin, et see ei ole midagi, mul ei olnud mingi professionaalsed mingisugust kitarrioskust, nagu Paul Neitso või kes on käinud tema kontserdis, see on imeline, kui kuulda, kuidas tema mängib.
aga mängisin 3 tuuri, inimesed nutsid, inimesed parandasid meelt ja ma kogesin, et see ei ole minust, see on Jumal, mis teeb oma püha vaimu kaudu. Et mina olen lihtsalt üks kanal, mida ma saan edastada. Ja väga lihtsal ja labasel viisi vahel isegi. Aga Jumal puudutas selle kaudu inimesi. Kogesin, et Jumal saab teha midagi minu kaudu. See on imeline tunne, kui sa koged, et sa võid olla Jumala jaoks üks kanal, mida ta kasutab. Selles kanalis olles sul ei ole milleski puudu. Sest Jumal varustab sind kõigega, mida sa vajad eluks. Nii et käisin läbi piiblikooli, olin sõltuvustest vaba ja hakkasin kogema pühavaimu tuult. Pärituult, kuidas ta mind ajas. See on vägev. See kestab siiamaani. Ja ma mäletan kunagi, kui üks läbi ime, kuidas Jumal puudutas mu südant ja see oli nagu selline mõnus kevadine soe tuulegi käis mu sees korraks läbi ja ütles, ma pole veel sinuga lõpetanud. Siis ma panin jälle edasi, ma pole veel sinuga lõpetanud ja ma ei tea, kuhu maani see veel läheb. Aga see on vägev tunne, mida Jumal teeb. Ja kui Jumal tuleb, armsad sõbrad, kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Ja seda ma hakkasin kogema. Kogesin, kuidas usk mõjutab meie elu, kogesin, et Jumal räägib ja kurat püüab kogu aeg ka sellele vastu seista, selle mõistuse kaudu. Ärge arvake, et kurat ei ründak meid, et ta meid rahule jätnud. Ta püüab ikka läbi mõistuse meid rünnata. Püüab arvata, kuule, mida teised sinust arvavad. Ja me hakkame tegelema küsimustega tihtipeale, mis ei peaks olema meie küsimus. Mulle meeldib ka tea mõte, et mina andsin andeks. Ja ma mõtlen, piiskop Märt rääkis, kui me ei anna andeks, me kanname tema ahvi nagu oma turjal kogu aeg. Aga nüüd ma andsin selle ahvi talle tagasi. Mina olen kõik asjad teinud oma poolt, eks ta ise teab. Ja niisugused asju tuleb, iga ühe ellu tuleb. Oleme seal mõnusas ja äkki ta tut. Jälle, Aga just usk Jumala sõnast aitab meil avastada uut identiteeti. Tegelikult tahastada seda, kes me tegelikult oleme Jumalas. Nikodemus, üks lugu Johannese evangeeliumist, kui ta tuli Jeesuse juurde, et kuidas saab inimene uueks. Kas minna tagasi ema üssa? Ja siis Jeesus selgitas talle selle põhimõtte, et inimene saab uueks vaimus. Mitte lihas, aga uueks vaimus. Ja kui vaim on uuendatud, siis hakkab see mõjutama kõike meie keha organit, nii siseselt kui väliselt. Kui te oleksite näinud 26 aastat vana noormees kõnnib üles automaasi mäest ja hakkab oksele, sest kopsumaht on otsas. Kui te oleksite kuulnud 26 aastat, millist läkaköha ma köhisin, kogu aeg rägastasin, see oli meeletu. Aga Jumal hakkas tervendama, Jumal hakkas uuendama minna sisemust. Tänase päeval veel, mul meeldib meie pingsega, ma käisin ka korvpalli mängimas, aga siis ma ühel hetkel sain aru, et minu reaktsioon ei ole enam see, mis oli võib-olla 20 aastat tagasi. Mu keha oli küll valmis minema võtma palli, aga huvitav moel said 20 aastat nooremad selle palli kiiremini kätte kui mina. Ja siis ma sain aru, et minu vanus on vist teistsugune, et ma pean omasugustega mängima varem. Ja, aga usk on usaldus ja veendumus. Uuem tõlge ütleb niimoodi, usk on loodetava tõelisuse, nähtamatud asjade tõendus. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Usk ei ole võimalik kohe panna, et ma näen, aga vaimus me näeme. Kirikupilt on väga huvitav. Teate, mida maailm küsib, kust te raha saate? Teate, raha on see kõige viimane küsimus. Ma olen kuulnud ärimehed, kes räägivad, kõigepealt on vaja head visiooni, mille nimel pinguta. Aga raha on see teine järg. Kui ma alustasin oma uue maja ehitustega, paljud küsivad, kus sa raha saad. Ma ei tea. Algselt ma ei teadnudki, kus saab. Aga siis tekkisid plaanid, siis tekkisid mõtted.
ja maailm on üpris sõgedusega eksitatud. Tänapäeval me annetasime Lootuse külale, Lootuse küla direktor Raimond Kukk rääkis, et ta käis Euroopa linnas ühes Euroopa sotsiaaltöötajatega nagu seminaril või konverentsil ja siis talle anti blankett. Ja ta vaatas, seal blanketil on erinevad lahtrid ja seal oli vaja siis kinnitada oma identiteet, kes sa oled. Mees, naine, homoseksuaal, biseksuaal, transvestiit või miski muu. Ja kuhu sa siis lahtri pead panema, sest lõpuks nii kirju, ma saagi aru, et kas ma sinna mehe juurde julgelegi panna. Mida mõeldakse minust siis? Kuidas maailm on läinud hulluks meie ümber? Kuradi valed on tegelikult inimesed teinud väga ettevaatlikus usu suhtes. Kardetakse tunnistada oma tõelist identiteeti, mis on meie sees. Aga see on imeline, kui me kogeme seda. Aga kui sa koged järjest rohkem tahaksid sellest kõneleda. Eile mul oli suur eesõigus juhtida Jumala teenistust Täksi luterlikus kirikus, kus 200 mootorratturit tuli kokku. Millised imelised võimalused on antud jälle. Ja ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi igaühe jaoks õndsaks tegev arv. Näete, kas ma panin. Ja mind on väga puudutanud see kirja koht ja see toob minust selle olemuse nagu rohkem välja, sest ma saan aru, milleks Jumal suri. Ja Jeesus ütleb tõesti, need on Jeesuse Kristuse enda sõnad. Ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes mind on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on ta läinud surmast ellu. Paulus ütleb, kui me elame Kristuses või sureme, me sureme Kristuses. Kui me elame Kristuses, siis me oleme issand omad. Rooma kiri 14.8 ütleb seda. Aga meie õige identiteedi tundmine võtab ära surmailu. Tänaseks olen ma usklik 34 aastat. Rohkem kui pool oma elust. 26 aastat, kui ma olin, siis ma tulin usu juurde. Ja nüüd olen 34. Võin juba uhkusega, ma tean mõned noored, nii kaua juba olnud. Omal oli ka, keegi ütles, ma olen 5 aastat. Wow, 5 aastat. Aga korraks tahaksin näidata veel ühte joonist, mida see nüüd teistmoodi. Mul on mõned joonised, mõnikord joonised kõnetavad paremini. Siis ma püüan neid vorpida teha, et see mind kõnetaks. Ja see on selge, et ihu meie välimus, sellest on meile väga palju räägitud. Hing annab meile isiksuse, meie iseloomud, meie tunded, kui palju vastu peame või kogeme. Ja meie vaim on meie olemus, meie identiteet. Kelle omad me oleme? Kas me oleme Jumala omad või ei ole Jumala omad? See on see vaimulik asi. Elujoon, me kõik elame seda elu ja kui palju küsimusi on siin elus. Kui palju küsimusi. Kui keegi tuleb minult ja ütleb, et mul on üks küsimus, siis ma ütlen, sa oled väga õnnelik inimene, sul on ainult üks küsimus. Kui palju on neid küsimusi tegelikult maailmas? Aga seda teevad kõik, et me elame ja ühel päeval sureme. Sest keegi ei saa selle vastu, isegi maailm ei saa selle vastu. Nad püüavad pikendada küll seda elujoont, kas läbi operatsioonide või mida iganes, aga ühel päeval ikka me sureme. Ma mäletan, kui ükskord näidati dokumentaalfilmises Madonnast, kuidas ta oma vanaduses siis püüdis seda spakaati teha veel ja siis ta rapendas, et ma olen liiga vana selleks juba. Kuigi ta oma näolapi on nii palju opereerinud, aga ühel hetkel me sureme. See on juba mõtteviis hakkab minema kaugemale, kui inimene suudab juba aru saada seda, et on olemas taevas ja on olemas põrgu. Mida ka maailm natuke juba aktsepteerib, et on olemas taevas ja on olemas põrgu. On olemas Jumal ja on olemas kurat. Ja sõnu ju kasutatakse, inimesed tea, mis on kurat, aga kui palju nad kasutavad seda, kui nad oma varba ära löövad või midagi juhtub ja jätavad näpu ukse vahele.
siis käib see sõna automaatselt kohe. Et halvad asjad on kurat, head asjad on Jumal. Kuigi selles ka juba maailm hakkab kahtlema. Aga on olemas ka siis surmavald. Kui inimene sureb, läheb surmavalda ja on olemas seal alumine koht nagu põrgu, mis tegelikult ei ole algselt inimeste jaoks tehtud. Siin läheb veel asi huvitamaks. Ma ei tea, kui palju ma jõuan teile anda seda, et see on väga kõva tükk, aga ma palju ei anna teile. Nii et see räägib siis juba kristlasest, kes usub, kui me sureme, läheme siia hea olemisse, Paulus nimetab seda magamiseks. Me jääme ootama Kristuse tulemist. Aga kui me ei ole uskunud Jeesus Kristust, siis me läheme siia allapoole. Räägib halb olemine. Ja see räägib Jumala kohtu ootamine, hirmus ootamine. Mina, kes usun Jeesus Kristust, kui ma elan, siis ma elan siin ja teine pilt näitabki seda, kui ma elan ja Kristus tuleb, siis Jumal võtab mind taevasse. Aga kui ma suren, siis ta võtab mind siit taevasse. Kas ma elan või suren, ma olen issand oma. Ja Jumal ütleb, ma ei lähe siit Jumala kohtu ette, vaid ma olen läinud surmast ellu. See on üks lihtne teoloogia, mida Piibel räägib tegelikult. Seda tõi esile nii Paulus kui Kristus. Johannes ilmutuse raamat nüüd läheb natuke raskemaks, aga sellest ma täna teile ei räägi. Sealt ta toob veel rohkem seda Jumala kohust ja seda ette. Aga see on kõige lihtne, mida meie peame teadma. Kui ma elan oma elu issandale, kas ma elan või suren, ma olen issand oma. Sest issand tuleb ja sõna ütleb, et esmalt tõusevad üles surnud. Ja siis kistakse üles meid, kes me elame. Seda räägib Jumala sõna. Ja teate, selles kohas seda on raske kirjeldada. Seda ei suudaks inimesed kirjeldada. Kui palju on see parem sellest elust, mida me praegu siin elame. Seal ei tule meile maksuteatiseid või elektriarveid. Seal ei ole sellist börsi, mis üles-alla käib. Seal on igavene rõõm, igavene rahu, õndsus. See on taevas. Ja selle nimel mina elan, et pääseda taevasse. Selle nimel mina usun Jeesus Kristust. See minu identiteet, see minu olemus. Aga uskuge, kui see olemus saab kindlamaks, see puudutab kõike. See puudutab ka meie iseloomu, meie isiksust. Ta hakkab vormima meid täiesti uueks. Me saame nagu uue identiteedi. Ma ei tea, kas mu näpujäljed on samasugused või ei ole, ma pole. Aga see on uus DNA minu sees, mille annab Jumal. Nii et me oleme kõik loodud Jumala lasteks. Terve maailm on tegelikult antud, kui laps sünnib, ta on ju Jumala omand. Me kõik sünnime tegelikult puhtana siia ilma. Kuid kurat, kes on eksitanud, on teinud silmad pimedaks ja kõrvad kurdiks. Aga nüüd tänu Jeesus Kristusele on meil taas võimalik avada oma silmad ja teha oma kõrvad kuulma, nii et me võime kogeda Kristust oma elus. Ja see on imeline tunne, armsad sõbrad. Nii et sellega ma täna ka lõpetan, nii et andku see kogemus sulle ja see minu kogemus sulle jõudu pingutada ja elada usus edasi. Amen.